See video õpetab, kuidas viia riigihangete registris läbi keskkonnahoidliku mööbli hanget. Keskkonnaministri määruses number 35 on sätestatud mitmed tingimused, mille hankija peab riigihanke alusdokumenti lisama, kui hangib mööblit. Mina olen vandeadvokaat Erki Fels ja vaatame, kuidas sellist keskkonnahoidliku mööbli hanget registris läbi viia. Selleks liigun töölauale ja alustan uue hankega. Meie näites hanke nimetuseks võiks olla mööbli ostmine koolimajale. Hankega kaasneb hankelepingu sõlmimine, hankeliigiks on asjad, menetluse liigiks avatud hankemenetlus ja hange ei ole jaotatud osadeks, kuna ostame ühtset tervikut. Jätkan tegevusega. Üldandmete sektsioonis annan kiire ülevaate hankeobjekti olemusest. Lühikirjelduse võin kirjutada siia otse, aga kuna olen koostanud ka juhised pakkujale, siis on mul võimalik hõlpsalt kopeerida selline üldistav kirjeldus otse minu juhistest. Vaatan, et minu tekst oleks soliidne ja saan liikuda edasi. Hanke eeldatav maksumus meie näites on 100 000 eurot ja ma ei soovi seda avaldada pakkujatele menetluse käigus. CPV-koodi lisamine toimub siit. Mina olen varasemalt vaadanud teisi riigihankeid ja leidnud, et koolimööbli CPV-kood on selline, mille ma siia kopeerides saan kohe valida. Hange ei ole jaotud osadeks, lisateabe selle kohta põhjendusena saan kirjutada siia, ühtlasi minul on see olemas minu dokumendis juhised pakkujale. Pakkumuste esitamise tähtpäev minimaalselt peab olema 15 päeva, kuna aga minul ei ole selle riigihankega kiire ja ma tahan anda mõistliku tähtaja pakkumuste koostamiseks, siis määran tähtajaks kuu aega ja kellaajaks näiteks kell 2. Ma ei taha jätta pakkumuste esitamise kellaaega väga hommikupoole, selleks, et pakkujad, kui nad hommikul tööle tulevad ja hakkavad pakkumust koostama, ei jääks aja hätta. Samuti on sellel perioodil olemas riigihangete registri kasutaja tugi. Hankelepingu kestuseks on näiteks 3 kuud ja saan liikuda edasi. Siin ühtegi muudatust teha vaja ei ole ja saame liikuda edasi. Põhiline teostamise koht on Tallinn, see koolimaja asub Tallinnas. Lepingut ei uuendata ja register on teinud siin juba eest ära meie eest mitmed valikud, mida me ei pea muutma hakkama. Küll aga peame märkima pakkumuse jõusoleku kestuse kuudes ja paneme siia näiteks 3 kuud. Juhin tähelepanu, et siin on märgitud, et keskkonnahoidlikke aspekte meie hankes ei ole, aga meie hankes just nimelt keskkonnahoidlikud aspektid saavad olema. Küll aga me ei saa märkida neid siin, vaid lisame need vastavustingimuste juures. Nii et praegu saame lõpetada andmete sisestamise ja jätkata. Kõrvaldamise alused ja kvalifitseerimistingimused. Kõrvaldamise alused on register kenasti ette andnud, neid ma muutma ei pea, mistõttu saan liikuda kohe kvalifitseerimise tingimuste juurde. Kvalifitseerimistingimused ei ole kohustuslikud riigihangetes, aga hankija võib neid lisada. Mina soovin kvalifitseerimise tingimusi lisada ja juhised pakkujas olen ma ka enda jaoks juba läbi mõelnud, millised kvalifitseerimistingimused võiksid selles hankes olla kehtivad. Esiteks netokäive. Soovin, et selles hankelepingu esemele vastavas valdkonnas, mööblimüük, on pakkujal olemas teatud käive. Sellisel juhul ma kopeerin siit selle tingimuse ja lisan kvalifitseerimise tingimusega registris. Netokäibe tingimus on majanduslik ja finantsseisund ja see on konkreetne aastakäive. Tingimuse selgituse saan ma kopeerida siia, vaatan, et minu tekst oleks korrektne ja majandusaastate arv on 3. Miinimumnõue on 100 000 eurot, valuuta euro ja kopeerin CPV koodi.
Minul on veel üks kvalifitseerimise tingimus, mida soovin küsida, see on väga klassikaline, varasemalt täidetud leping. Võtan selle siit, kopeerin ja otsin õige kvalifitseerimise tingimuse näidise. See on tehniline kutsealane suutlikkus ja asjade hankelepingute puhul varasemalt asjade müük. Juhin tähelepanu, et tingimuse selgitus siin on vabatahtlik, seda täitma põhimõtteliselt ei pea, küll aga peame oma tingimuse kirjeldama ära siin, selles sektsioonis. Teostatud tööde arv on minu tingimuse puhul 1 ja lisan nõude alamgrupi ja siia kopeerin selle selgituse. Vaatan, et minu tekst oleks korrektne ja salvestan. Olen kvalifitseerimise tingimused ära lisanud, mistõttu võin minna alla ja vajutada salvesta. Lõpetan andmete sisestamise ja jätkan. Vastavustingimused on see koht, kuhu ma saan kehtestada nõudeid pakkumuse vastavusele ja ühtlasi saan lisada ka need kohustuslikud keskkonnahoidlikud tingimused, mida määrus on mulle ette kirjutanud. Juhin tähelepanu, et mööbli puhul on 4 kohustuslikku kriteeriumit, mida keskkonnaministri määrus on ette näinud ja nendeks on siis kõige üldisemalt seaduslikust allikast pärinev puit, REACH kandidaatainete deklareerimine, demonteerimisjuhised ja 2-aastane garantii. Kõik need tingimused on siin määruse lisas ka sätestatud. Nüüd, need määruse lisas sätestatud laused ei ole otse kopeeritavad, nad ei sobi otse kopeerimiseks riigihanke tingimusse, mistõttu on register ise meid aidanud ja toonud välja näidistingimused, mida me saame kasutada. Valime siit keskkonnahoidlikud näidistingimused ja tootegrupiks meil praegusel juhul on mööbel. Ja siit me peame tegema valiku esmalt siis nende osas, mis on kohustuslikud, mille osas meil ei ole kaalutlusõigust ja selleks oli, nagu te mäletate, esimene on REACH kandidaatainete deklareerimine, parandusjuhised ja demonteerimisjuhised ja siit leiame kuskilt kohe ka garantii. Ja otsime veel, sest kuskil peaks olema ka vastavustingimus seaduslikust allikast pärit puit ja näete, siin see ongi. Ehk siis need tingimused, mis määruses on kohustuslikuks tehtud, on kenasti registris ka näidistingimusena sätestatud, mistõttu need tingimused ilma muudatusi tegemata saan ma ka salvestada. On veel vastavustingimusi, klassikalised vastavustingimused, mida ma selles riigihankes pean kehtestama. Ja kui need vastavustingimused on kehtestatud, siis saan liikuda edasi. Ja ühtlasi oleme saanud oma riigihankele juurde rohelise lehe märgikese, mis tähendab, et meie riigihange on arvesse võtnud ka keskkonnahoidlikke tingimusi ja ühtlasi oleme järginud eeskujulikult määrust number 35. Hindamiskriteeriumid. Hindamiskriteeriumide lisamiseks lisan kriteeriumi ja esimene oleks maksumus. Kriteeriumi nimetus on pakkumuse kogumaksumus. Vaatan, et minu tekst oleks soliidne. Ja osakaaluks on 80 punkti. Selle kriteeriumiga mingisuguseid probleeme ega ebaselgusi ei ole.
Küll aga ma soovin, et minu hankes saaks edukaks majanduslikult soodsaim pakkumus, ehk ma soovin hinnata maksumust ja kvaliteeti, hinna-kvaliteedi suhet, seetõttu ma lisan veel ühe kriteeriumi ja näiteks ma võiksin võtta siit samast määrusest neid tingimusi, mida hankija võib lisada riigihanke alusdokumentidesse, ehk sellised valikulised keskkonnahoidlikud kriteeriumid. Ja näete, siin on pikk loetelu nendest variantidest. Riigihangete registrisse neid näidiseid hetkel veel lisatud ei ole, küll tulevad need lähiajal, aga praegu ma peaksin need kriteeriumid, kui ma sooviksin keskkonnahoidlikke hindamise kriteeriume kehtestada, ise siin välja mõtlema. Mind aitab juhis, mis on koostatud ringmajanduse projekti raames, kus on tegelikult kõik need mööbli kriteeriumid lahti selgitatud, toodud välja ka näidistingimused ja selgitatud ka, kuidas selle tõendamine käib. Ja siin muuhulgas on olemas ka soovituslikud kriteeriumid ehk kõik see, mis määruses on ette antud ja on ka olemas sellised näidistingimused. Nii et mina olen oma hankes soovinudki kasutada sellist tingimust, et tootel oleks ökomärgis. Panen selle kriteeriumi nimetuseks toode on ökomärgisega, ehk need lauad ja toolid, mida ma hangin, oleksid ökomärgisega. Selle tingimuse kirjeldus kopeerid samuti siia registrisse. Vaatan, et minu tekst oleks soliidne ja panen hindamismeetodiks hankija hinnatav ja hindamismetoodika kirjeldus on väga lihtne. Kui toodetele on väljastatud Euroopa Liidu mööblitoodete ökomärgis või samaväärne ökomärgis, omistatakse pakkumusele 20 punkti. Ja kuidas pakkuja seda tõendab, pakkuja saab selle kohta esitada ökomärgi sertifikaadi või siis vastavusauditi või erapooletu audiitori auditi selle kohta, et see mööbel vastab ökomärgise kriteeriumidele. Osakaaluks on 20 punkti ja salvestan. Veateade osa kohustuslikku välju on jäänud täitmata. Puudu on see valik siin. Praegusel juhul meil ei ole mitte maksumus ega kulu, vaid kvaliteet. Märgin selle ka ära ja liigun edasi. Liigun edasi, lõpetan andmete sisestamise ja jätkan. Siin muudatusi teha vaja ei ole ja saan jätkata. Siin muudatusi samuti teha ei ole vaja ja saan jätkata. Ja nüüd on võimalik lisada kõik need alusdokumendid, mida ma registrisse vormidesse ei saanud lisada. Nagu te näete, kõik need vormid, mille me oleme loonud, näiteks vastavustingimused, on kenasti juba register valmis teinud. Ja kõik need keskkonnahoidlikud tingimused on ka siin ilusti olemas. Aga mina soovin lisada veel dokumente, näiteks tehnilise kirjelduse ja maksumuse vormi. Ja selleks lähen ma dokumentide juurde ja lisan alusdokumendi, lohistades näiteks siis tehniline kirjeldus siia sektsiooni. Dokumendi nimetuseks on tehniline kirjeldus ja salvestan selle. Ja samamoodi, kuna maksumuse vormi puhul soovin, et pakkuja täidaks spetsiaalse maksumuse vormi, mille ma olen koostanud, siis ta märgiks siia oma ühikuhinnad ja siia kogu maksumuse ja näete, see kogu maksumus ilmub siis, peab ta kirjutama riigihangete registri maksumuse vormile. Ehk selle dokumendi tahan ma ka lisada lisa 2, maksumuse vorm. Ma juhin ka tähelepanu, et loomulikult vastavustingimuste puhul me saame kehtestada ka uusi, teistsuguseid vastavustingimusi. Näiteks, kui me tahame, et see
pakkumuse koostisus kindlasti oleks see maksumuse vorm, siis saame lisada vastavustingimuse ja lisada siia käsitsi tingimus. Näiteks tingimuse pealkirjaks maksumuse vorm ja täiendav selgitus on see, et pakkuja peab esitama lisa 2 vormi. See tingimus keskkonnahoidlik ei ole ja lisan ka küsimuse ettevõtjale, milleks on vabas vormis dokument. Lisa 2 vorm. Ja nüüd, kui see kõik on tehtud, kui ma olen kõik täiendavad dokumendid lisanud, siis saan liikuda siia lõppu ja lõpetada andmete sisestamise. Ja nüüd, kui riigihange on valmis, siis saan tegevuse lõpetada ja siit selle hankega avaldada ja jääda ootama keskkonnahoidliku mööbli pakkumusi.